Järgmine päevakorrapunkt on maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamine Elva linnas 2014. aastaks. Palun sõna Kalev Kepp. Lugupeetud volikogu, see on iga-aastane punkt ja tavaliselt on ettepanek jätta maamaksumäär samaks. On siis ettepanek määrata maksumushinna maamaksumääral 2,5% maksustamishinnast aastas ja põllumajanduse ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 0,7% maamaksustamishinnast aastas. Paluks see määrus vastu. Kas on kellegi? Küsimus on seda, protsenti saab tõsta. Ei, tõsta ei ole võimalik. Ammendada. Paneme hääletusele maamaksumäära kehtestamine ja maatüki maksustamishinna arvutamine. Korra ütleme, mis tähendab, ta jääb eelmise aasta ja lisaks veel seda, et kõik teate, et see kodumaa on siis maamaksust vabastatud. Põhiliselt puudutab tööstusettevõtteid, äriettevõtteid. Kodul on 1500 see viimane, kes uutele volikogu liikmetele, et maa maksustamist viib läbi riik. Viimane maa maksustamine toimus, kas oli aastal 2001 või 2002, miks see meie maamaksumäär on maksimuum. See arvutatakse mingisuguse üldteenuste kaudu ja see maa maksumus tegelikult on ammu ajale jalgu jäänud. Siis saaks ka volikogu kokku 2,5% mänguruum. Praegu piirvoolus ei ole kallis, paluks määrus vastu. kes on selle poolt, et nimetatud määrus sellisel kujul vastu võtta, palun anda käega märku. Seitseteist poolt häält, määrus vastu võetud.